Tere, hea interneeduse vaataja. Täna vaatame siin ühte mootorratast ja ühte konkreetset sõlme mootorratast, mis ei allu küll sellisele regulaarsele kontrollile, küll aga tasub sellele pilk peale visata, kui me kuuleme teatud heli. Üleüldiselt, nii nagu see ratas on võib-olla selline natukene ajastust juba räsitud, on tema suurusjärgus 20 aastat vana. Umbes sama väsinud olen täna ka mina, sellepärast et esiteks on homme hommikul motoeksootikale sõite ja teiseks ma olen täna teinud ühte tööd, mis tavaliselt võtab tund aega, paraku juba 12 tundi jutti ja ei lähe see asi kuidagi. Nii et natukene Murphylik päev on täna olnud. Aga kergitades siit seda saladuse katet natukene, siis me näeme, et antud mootorrattal on maha võetud klapikambri gaas, kus all on siis näha nukkvõllid ja tänaseks teemaks on mootori kett või siis nii nagu maakeeli öeldakse, nukakette. Nüüd, mis on nukakett? Nukakett on vajalik meil 4-taktilisel mootoril. Siin on nüüd üks väga väsinud, väga otsad andnud nukakett ja nukaketi eesmärgiks on tagada õige klapi ajastus. Ehk siis nukaketi alumine ots on ühendatud väntvõllil oleva pisikese hammasrattaga ja nukakett jookseb siia mootori ülesossa, siis nukkvõllide peale ja nukkvõllide küljes on samamoodi siis sellised nukarattad. Ja kui see ketiga on meil kõik korras ja ketipingutiga on kõik korras, siis kui meil väntvõll hakkab pöörlema, samal ajal pöörlevad siis nukkvõllid õigetel hetkedel ja tagavad siis väljalaske ja sisselaske klappide õige aja avanemise ja sulgumise. Nüüd, regulaarsele kontrollile see sõlm iseenesest selles mõttes ei allu, et kuskil hooldusmanuaalides ei ole öeldud, et seda peaks kontrollima iga 12, 24, 48 000 kilomeetri tagant. Küll aga viitab sellele kontrollivajadusele klõbin või kõrin, eriti siis, kui me laseme gaasi maha. Kui me gaasi peale keerame, siis jõud tuleb meil väntvõlli poolt ja tirib neid nukkasid ringi, mis tähendab, et pinge on siin esimesel nii-öelda keti osal, keti tallal. Kui me laseme gaasi maha, siis langeb meil pinge tagumisele keti tallale ja siin taga on nukaketi pinguti, mis siis hoiab seda ketti õiges pinges. Selle keti keskmine õige lõtk on kuskil 4–5 millimeetrit enamasti. Ja selle õige lõtku peab siis tagama nukaketi pinguti. Nüüd nukaketi pinguteid on erinevaid. Kui me võtame siit ühe sellise klassikalise nukaketi pinguti, see on meil pärit ühe Honda küljest, siis me näeme, et siin on üks pulk. See pulk siis surub ühte talda ja see nukaketi pinguti ise on kinnitatud siis mootori korpuse tagaossa. Ehk siis, kui veel mootor pöörleb kenasti seda pidi, siis järelikult nukaketi pinguti on meil mootori tagaosas. Kui meil mootor pöörleks teistpidi, siis peaks meil nukaketi pinguti olema eespool. Just sel samal põhjusel, nagu ma ütlesin, kust poolt siis jõud, millisel hetkel tuleb. Nüüd see nukaketi pinguti toimib selliselt, et siin sees on üks erineval tehnoloogial. Siin on siis selline keermestatud tehnoloogia. Teine nukaketi pinguti, võtan siit välja, siin on ka ilusti silt peal, Yamaha XJ600S versioon pärit ja läbisõit 45 000. See on üks klassikaline sõlm, mis hakkab Yamahadel urinat tegema ja nagu te näete, siis umbes 40–50 000 on see kilometraaž, kus siis tuleb nukaketi pinguti koos nukaketiga ära vahetada. See nukaketi pinguti töötab siis sellise hammaslatt põhimõttel. Ehk siis, kui meil kett hakkab vaikselt välja venima, siis keti kogupikkus suureneb ja nukaketi pinguti jookseb nõkshaaval siit välja ja siin peal on selline stopperlukusti, mis siis ei lase selle nukaketi pingutil tagasi minna. Kui see stopperlukusti on vigane, siis võib juhtuda see, et ta laseb sellel töötava mootori korral tagasi minna ja nii-öelda lubab siis liiga suure lõtku nukaketile, mis tõttu nukakett viskab siit üle hammasrataste ühe hamba võrra, jooksevad klapid pähe ja on kõvem mootori kappremont ees.
Nii et siin on sellisel hammaslatt tehnoloogial nukaketi pinguti. Too nukaketi pinguti, mis on sellisel nii-öelda keermestatud tehnoloogial, seda saab siit saba pealt siis sisse keerata selleks, et teda paigaldada ja kui me laseme ta lahti, siis ta jookseb välja. Nüüd, kuidas nukaketi pingutit kontrollida? Ega enamasti ei olegi adekvaatset meetodit tema kontrollimiseks. Kui ta kohe meil siit järgi annaks, läheks sisse tagasi, siis tasuks asi visata prügikasti, aga tõenäoliselt oleks siis juba mootor kokku jooksnud. Enamasti need nukaketi pingutid on sellised, et nad põhjustavad seda kõrinat mootoris, lasevad mingil hetkel nukaketi liiga lõdvaks, aga kui me nad välja võtame, meil ei ole võimalik seda situatsiooni nii-öelda korrata, ehk siis käe vahel katsetada, kas ta on korras või mitte. Nii et enamasti selle asjaga pole muud teha, kui lihtsalt uhi uus tellida ja välja vahetada. Nüüd antud mootoril, see on küll selline klassikaliselt tühikäigul kolisev mootor, küll aga oli siin väikene mure survetega ja sai lahti võetud, et lihtsalt kontrollida klapi vahesid ja avanes meile paraku selline pilt, et see nukaketi lõtk siis, mis peaks olema 4–5 millimeetrit, antud hetkel on meil siin suurusjärgus 4–5 sentimeetrit, ma julgeks arvata. Nii et selline nukakett mootoris teeb kindlasti kõva lärmi, pluss selline nukakett mootoris võib täiesti vabalt visata siit ühel hetkel ühe hamba võrra üle, kui ma seda nüüd juba praegu ei teinudki kogemata, aga niikuinii ta tuleb maha võtta, mis tähendab siis seda, et klapi ajastus on vale. Ilmselt ma tõstsingi ta praegu juba käega nüüd nii-öelda lihtsa käejõuga ühe hamba võrra valesse asendisse. Nüüd siin mootori tagaosas on siis nukaketi pinguti ja kui meil on tegemist sellise nukaketiga, mille lõtk on nii suur, siis enamasti vahetatakse korraga välja nukakett pluss nukaketi pinguti. Mis nüüd selle töö juures on oluline? Selle töö juures on kindlasti oluline see, et nukaketi pinguti tuleb ära võtta sellises mootori asendis, nagu on remondimanualis öeldud. Enamasti on siis selleks esimese silindrid loetakse vasakult poolt, esimese silindri surnud seis, kus siis kolm on kõige ülemises asendis. Kui ta ei ole sellises seisus, siis võib lihtsalt juhtuda see olukord, et me laseme nukaketi pinguti lahti ja meil nukkade asendist tingituna viskavad juba nukarattad plõksti üsna valesse asendisse ja me võime kogemata selle asja valesti kokku panna. Nüüd kokkupanemisel, kui see nukakett on nüüd vahetatud, kuidas nukaketti üldse vahetada? Kodusel teel, olgem ausad, on see selles mõttes suhteliselt keeruline, et kui me räägime rida 4 mootorist, siis nukakett asub siin mootori keskel ja me peame nukaketi kõigepealt tegema pooleks ja siis uuesti kinni neetima. Ehk siis võtma siit nukaketilt ühe lüli ära ja spetsiaalse neetijaga uuesti siis kinni tagasi neetima. Enamasti seda neetijat kodugaraažis kellelgi ei ole ja mototöökodades seda leiab, kas nüüd autotöökodades on olemas, jään ausalt vastuse võlgu. Kui see nukakett on siis vahetatud, kokku tagasi needitud, siis järgmine ülesanne on panna paika nukarattad kindlasti siis õigesse asendisse. Seda ma ei soovita ka teha oma nii-öelda mälu ja selliste üldlevinud meetodite põhjal, sellepärast et tihtipeale on neid lahendusi väga erinevaid. Esimene asi on see, et väntvõll peab olema kindlasti õiges asendis. Enamasti on selleks siis esimese silindri surnud seis ja nukarataste peal on siis teatavad märgid, kriipsud, mis enamasti on selle klapikambri kaane tasandiga täpselt samas tasapinnas. Aga kui meil on tegemist veemootoriga, siis võib olla ka olukord, kus siis need märgid ei vasta päris sellele, mis on joonistatud ja stantsitud sinna peale. Näiteks kui ma meenutan ühte 700 Hondat vanasemast sellisest ajast umbes 80-ndate keskpaigast, siis selle Honda puhul on konkreetselt manualis öeldud, et need märgid, mis on nukaratta peal, nendest tuleb lugeda 6 hammast lisaks ja panna ta siis sellises asendis paika, vastasel juhul käivad klapid vastu kolbi.
ma arvan, et kõige targem juhis nukaketi vahetuse puhul on see, et kui päris täpselt ei tea, mida teed, siis pigem lase see teha nendel, kes sellest asjast teavad ja jagavad, et ei tekiks hiljem komplikatsioone siis mootori suurema remondiga. Hetkel vist sellest mootori sisemusest kõik, et lähen taas pakkima, et siis homsest olla juba motoeksootikal või siis kui see saade nüüd ilmub, siis 22. 24. märtsini Tartus. Kohtumiseni!